Prääksid? Need olid harakad. Need olid varesed. Need olid harakad. Aga vares ka ei prääksu. Mitte midagi prääks, mis ta vastu ei prääks. Ei, ma mõtlesin, et prääks ei taha praegu mind. Ja just prääks ei taha praegu. Mul tuli ka just üleeile üks hea idee, kuidas mina oma sünnipäeva tähistan. Nagu sünnipäeva tähistamine on nii keeruliseks muutunud just selle asukoha pärast. Kui sa tahad nagu kutsuda natuke rohkem kui 10 või 15 inimest, siis ja sa ei taha teha näiteks restoranis söömist, siis on nii keeruline teha nagu sellist nagu peoruumi ja sa leiad, siis need maksavad nii palju. Meil siin all on ja see pidi olema üks Tallinna kõige parema hinna-kvaliteedi suhtega. Vau, okei. Ühesõnaga tuli idee, aga ma sellest ideest ei räägi, sellepärast, et see võib natuke lippi saa veel ja siis... Brit teeb siin kõrval TikToki vlogi. Me oleme siin TikToki sisude lainel, nii et Brit praegu filmib, kuidas me siin seda teeme ja varsti näete seda meie TikTokist. Kusjuures meile hullult meeldib, et te räägite... Mida? Hapukurklikub pikk ära üldse. Meile hullult meeldib, et te räägite meiega TikTokis kaasa. Te jagate lugusid ja küsite küsimusi täiega jätkake. Ja rääkige täiesti ilma hinnanguteta või isegi kui me jagada neid lugusid siin, mis on meile kommentaaridesse pandud. Jagame selle ühte, mis me täna ette lugesime, mis oli üli nagu crazy. See võtmelugu või? Jah. Kui teil on veel küsimusi, siis küsige. Me saame neid küsida ka otse Tööinspektsioonilt. Võib-olla saame teha mingi Q&A vooru, ehk siis... Ja mitte ainult Tööinspektsioonilt. Just, ka kui mingitelt teistelt, nii et... Kui nagu soovid üldse kellelt küsida, siis me võime võtta teie mõtte ja teoks teha, et selles mõttes... Meil on väga inspireeritud seda tegema. Ja Brit tuleb selle loo ette. Küsimus on selline. Tähendab, mul on suudes, sul on mõned suudes. Ma võin lugeda. See viib vahe. Siis video, kus me rääkisime sellest, et tööandja ei tohi sult nõuda lahkumisavaldust. Et tööandja ütleb, et sa pead lahkumisavalduse esitama, on ja. Ja siis üks inimene jagas, et minult nõuti 7 eurose võtme tegemise eest siis lahkumisavaldust, aga see oli lihtsalt ettekääne, et minust lahti saada. Ja see on Crazy. väga ebaõiglane suhtumine. See on nii kurb lugu, jah. Et üldse, keegi kommenteeris sellest, et see rohkem avaliku sektori asi. Et see sunni viisil või lahkumisavalduse kirjutamine. Aga meediast on läbi käinud küll, et neid erasektoris ka inimesi. Seda ütlegi, et Jah. me ei tea seda. Et me ei saa seisukohta, mis see statistika statistika lause uuesti, et seda on öeldud ja siis ma ütlen, et aga ma arvan, selle võiks sisse jätta kõiki. Aga lihtsalt point on see, et jah, kogu point on see, et ma ei usu, et me saame näpuga näidata, et ainult avalik või ainult era. Ma arvan, et asi on juhi suhtumises, mitte nagu siis... Asi on juhi suhtumises, mitte siis sektoris või ettevõttes. Või organisatsioonis. Jah, et ma arvan, et asi on ikkagi selles ühes inimeses ja selles mõttes, et sinna ei saa midagi teha. No mul oli kui siis märgata neid ja pigem siis otsida kuskilt näiteks Tööinspektsioonilt nagu nõu. Ja kindlasti see, mida ei näe alati seal Tööinspektsioonil üldse, et alati, et tööleping. Et ärge hakkad tööd tegema enne, kui tööleping tehtud, eriti kui alustad. Mina sain väga hilja teada, et need proovipäevad peavad olema tasustatud. Kas teie teadsite? Proovipäevad peavad olema tasustatud? Peavad olema. Aga mitu tundi? Ei, see peab olema mingi vähemalt mitu tunni jooksul leida. Peaks olema tasustatud. Minu kuskilt kuulsid. Töötukassa tähendab, ütles seda tegelikult, et tööpäev, neid ei ole olemas nagu mingi tasuta nagu, kui sa teed tööd, see on tööpäev. Tegelikult. Sa teed ettevõttele midagi, millest tema saab kasu. Ja ma teen vähemalt. Nad ütlesid, et neid tasuta neid ei ole olemas, selle jaoks on katseaeg. Jah, see on katseaeg. Või tasustatud proovipäev. Nagu 2 võimalust. Mu õde käis ka ühes ettevõttes tegemas proovipäeva. Need ütlesid reaalselt, et anna kontonumber, et me teeme sulle selle, aga me praegu kahjuks tema elutempo ja tööaegade suhtes ei saa seda lepingut teha, aga anna meile kontonumber. See 6 tundi me kanname selle raha. Ja see on väga okei.
ja Brit hakkas mingit lugu rääkima. Jaa. Mul oli ka väga probleemne juhataja, kellega ma päris palju kaklesin. Mitte siin. Ei nimeta. Mitte siin. Mitte siin, siin on kõik super hästi. Ühesõnaga, aga jah, see oli katastroof. Mina alguses aru ei saanud, et minuga mängitakse. Ma ei saa väga rääkida, millest jutt käib, muidu äkki ta vaatab ja natuke tundub võib ära vaata. Töö positiivne case study, et vist teised teevad vältida. Jah. Nüüd kui on samasugune situatsioon, et nad tunneksid lihtsalt näha. Natukene situatsiooni. Üldist, Jah. No, olen nii vähets kohtustada, et saab aru saada, millest jutt käib. Kas ta tuleb üldse ka kohtuma või? Ei, mul lihtsalt on vastik. Jaa, ei, ära tee midagi. Okei, no siis on cut. No sellise asjasse jääb. Nüüd on full siis cut, kuigi see oleks nüüd mulje, mida vaadata. See on ära piipida lihtsalt, that's it nagu. See on juba hästi nagu. Põll. Ühesõnaga, võin teile vast rääkida. Aga ühesõnaga, see oli ikka päris katastroof ja mina alguses aru ei saanud sellest. Ja siis mu kolleeg siis ütles, et kuule, et pane meid silm peale, et see ei ole väga okei, see teeb. Ja siis ma selle lõpuks aru ja siis aga see on temaga päris pikalt. Ma olen ise küll väga midagi tollest, et ma olin nagu tõesti väga arg. Ma ei taha mitte kunagi tülisid, ma vihkan tülisid. Need on õudsed, et minust üldse siin muna peal. Ja ühesõnaga, aga siis ma ise ütlesin, et ma olen hea töötajad. Ja ütlesin talle päris asutusin ka talle nagu mingi idee, et mul ei sobinud õhkkond, see on nii paks ja nii vastik, et äkki ta siis nagu õpib. Mitte nagu iseendast, aga nagu, et teha juba muu töötajad asja paremaks vaata ja siis ta just ka, et aitäh, et andis tagasi, et tegelikult ta on nii toline tegelikult nagu päriselt. Need on küll hästi tegelikult läbi, aga mingid kaks ära nagu. See töökeskkonna inimene ja väljaspool töökeskkonda on ka osad inimesed on nii erinevad. Aga meil on täna üldsegi pidupäev. Või oli pidupäev. Oli pidupäev, tähistame tööl pidupäeva. Annabel sai aasta vanemaks ja meil on siin kook ja meil on siin küünal ja paneme selle küünle korraks põlema ka. Laula vist ei hakka mikritesse. See on tulnud see tšikk tahab 5 meetri raukepaari laupäeval. Ja ma keeldun laulmast, aga... Panen käima nüüd või? Mime. Jah. Ma jõun peale, et ma toidutükki ei sülitaks sinna. See on nii 5 aasta võlan, et ikka mõtlema. Teeme siis 3 korda hurraa või? Hip-hip hurraa. Kui nüüd see tuletõrjealarm peaks hakkama käima. Võta see kätte, palun. Aga võid sööda. Ma saan. Ma näen. Mis ma tegema pean? Mis te tegema peate? Võta kätte ja puu ära. Võta kätte ja puun ära. Jah. Nii. Vaata, kas see minu poole näiteks, sest hetkel on see poolt tõttu. Käib shootime. Hip-hip hurraa! Soovid vihta midagi või? Ta valetab praegu. Ma soovisin järgi. Okei, ma kohe lämbu vist. Ma loodan, et see ei hakka käima. Issand, see puhus täpselt tassulik kummerdus. Noh. Kõik, ütleme, mainime ära ka, et kõik sinu tooted ei ole kaheks sponsorid, aga väga ootame. Ja, meil on üks reaalselt. Mõtle, kui meil oleks nädal purgis. See oleks nii tore. See oleks nii tore reaalselt nagu. Nii, aga... Aga proovime siis seda ägedat kooki. Jaa, siin Henry ütles mulle poes, et kui me ei veed see kook, siis tema vastutab. Nii et... Väga. No, ma viits ka... Katseta. Aga see on teistest niimoodi, et me oleme kõik koos. Ma olen kindlasti söönud. Ma arvan, et ma äkki olen seda punast kihti millegi koogi sees, millele kate kunagi olnud vaata peal. Et ta nagu mingi suhkrukõse kate peal. Et tule lähemale veits. Ta on lai kaamera. Niimoodi te olete kõik peal. Olen ikka või? Jaa, tähendab, niimoodi te olete kõik peal. Nii, võtame teile teistest. Teeme koksu ka. Teeme koksu. Miks ta nii püdi on? Oh my god. Ja üks kaks tulnud. Ta on üliäge, siin on nagu mingi vürts. Piparmint. Jaa, piparmint jääb. See on piparmini maitsega, mis asja? Milleks oli? See on vist Red Velvet. Red Velvet. Mis asi see olema peaks? Ta ongi see punane, see mingi ma olen blondinat kahteks. Praegu on aastas. Ma ei tea, millega see tehtud on, aga kuna võidi neid pulbreid, et teha seda punast kihti. Ta on hästi populaarne asi muidu, jah. Nii nagu
kui ma vaatan nagu meie need nagu seda istumist siin kodus järgi, siis pärast ma ainuke blondiin, kes küsib lollamaid küsimusi üldse reaalselt. Ma ei mäleta, mis küsimus see oli. Lollamaid just või? No ma räägin. Blondiin. Ära muretse, kui mina ka, ma alati ka armastan küsimusi küsida, siis ma mõtlen selle peale, raudselt keegi mõtleb samamoodi, aga lihtsalt ei julge seda küsimust küsida. Nii et kui keegi judge'ib mind, ma küsin rõnnaga küsimusi, siis ma ühe korra keemiaõpetaja korras mu peale koolis. Nii et noh. Mingi rumala küsimus. See on nii kõige hullem asi, kui õpetaja nagu vihastab selle, et sa küsid midagi. Okei, kui sa rääkisid minut tagasi. Jaa, siis tõesti. See on sinu viga, et sa ei kuulanud. Aga kui nagu, ma ei tea, võib-olla sa õppisid seda 2 aastat tagasi ja lihtsalt ei mäleta mingit fakti. Sorry, ma jälle segasin vahe. Igatahes, jah, selles mõttes, et mina olen see, kes küsib. Ja mingi hetk oli mingi miim, mille ma saatsin töögruppi, sellepärast ma küsin Henrilt alati kõige lollimaid küsimusi, nagu mingid, nagu mingi nagu selliste nagu tehnika-asjade kohta, vaata mingi montimise siin niimoodi. Siis ta vist nagu mingi pane Google'isse sõna ja otsi. See ei ole keeruline. See nagu, ma saatsin ise selle miimi vist. Ma lihtsalt pole aru saanud siiamaani, et ma tegelikult ei tea ja siis ma lihtsalt teen seda näedu ütlen mine Google'isse. Tegemus küsimus sulle. Täna vaatasin Instagrami. Ja minu tuli siuke üks pilt ette. Nii. Pildi peal olid pardisussid. Oh no. Kus mu pardisussid on? Ei, pardisussid on tulemas. Kui ma ei saa need siis? Ei, pardisussid on tulemas. Mina pean ka pardisusse. Kõigil on tulemas pardisussid. Ma räägin, ma võtsin meelega praegu video sisse, et see on nagu actually see, et ma ütlesin. See on faktiline tõestus. Ei, aga mul on need must have Slacki need loetelud, kus... Ma ei saa oma loogiga. Okei. Järgmise stepina näitame, kui Henri helistab sulle. Ja tulevikus ka meile. No. Ära pilti näita. No. Henri, sa võtid helistama. Ma veel helistama. Okei. No selles mõttes küll, jah. Jah, väga pala. See heli on siin. Heli on. See nagu nii röögib siin üle. See heli on väga hästi. Ja nüüd ma ütlesin Britile, et kui ta poes kõnnib, jalutab ja kellelgi teisel on sama helin, siis tal tuleb iga kord šokk, et Henri helistab. Mitte ma sooviks, et nagu see oleks, aga ma arvan, et see matustel see oleks päris kõva. Okei, loodame mitte nii väga. Oilegi helistab mulle, huvitav küll, kes see on. Prääks. Ma mõtlen, kas see kõik nagu mingi pardifännide kõnnivad, siis loodavad, et kus siis on siis telefon. See oleks, et sina pool oli kuskil nagu. Me ootasime täna Henrit siis selle pealt Salme trammi peatuse juures ja seal olid harakad ja Brit on nagu prääks. Need olid harakad. Need olid voresed. Need olid harakad. Aga vares ka ei prääks ju. Mitte midagi prääks, mis ta vastu ei prääks. Ei, ma mõtlesin, et prääks ei taha praegu mind. Ja just prääks ei taha praegu. Üldiselt täna on väga... Harakas. Väga tegus päev olnud, tüdrukud käisid. Harakas, ma jääsna. Oih. See oli vares. Okei, see oli võib-olla vares, aga see oli mingi ekstra vares suur ka ei vares. prääksu. Ei, Teevad part teeb prääks. Tead, ma lasen sulle praegu varese häält. Ja ma ütlen, et teevad häält. Aga ma nii kaua seni nagu... Mida pikk päev on selle taga olnud. Täna räägime päevast siis. Polun vares. Jah, vares. Täna on... Pole samad peaaegu või? Sorry, segan veel korraks vahele. Ma ei räägi mitte üksteise rohkem. Kuulake nüüd. Pane siia. Ma kuulen nagu niigi. Oodake, ta kõlab aega vist. Oih. Nad teevad häält. See pole prääks. No prääks, nad jah ei tea, aga nad teevad häält. See oli mõttu pointe. See on üks kõige naljakamaid asju, kui nii-öelda nagu, see on veider, kuidas meie, kuidas Eestis on nii-öelda koer teeb auh-auh, aga Ameerikas teeb vuff-vuff. Vene keeles teeb kaf-kaf. Jah, et kuidas see võimalik on? Nagu kas... On see auh-auh, aga samas on see haukumine. Ja neil on vuff, aga nad ütlevad parking. Oh my god. See kõige on eri variatsioonid seal. Nii kui sa oled tusas seal ütled, et auh-auh, see on lihtsalt nagu mingi... Ja eesti keeles teeb kon krooks, aga inglise keeles teeb rubit. Minu asja. Ma olen vaadanud neid tabeleid. Jaapani keeles on muide kõige naljakamad need. Kui sa paned, et mis hääli teevad loomad eri keeltes, siis
mingi Google'ist otsid onju, siis mul oli üks, kus oli jaapani keeles ja see on kõige naljakam, nagu neil teevad, hobused teevad ka mingit imehääli lihtsalt. See on päris naljakas. Igal juhul meie tänane päev hommikul, täna on täiega shootimist täis päev olnud. Hommikul siis käidi filmimas majast väljas. Mind seal ei olnud, mina pidin üksinda kontoris tööd tegema, täiesti mõttetu. Aga siis te tulite siia, siis oli tore, siis me filmisime TikToki. Me loodetavasti varsti tuleb sketš üle pika aja. Karjääri stuudiod, Instagram. Me isegi tegime kunagi Annabelliga selle, et mis oli mingi, et I'm back. Ja me ei teinud peale seda väga palju üldse. Aga me sügisel tegime väga järjepidevalt. Siis siin kevade poole oli reast kiire. Põhimõtteliselt vajus ära, on ju. Ja nüüd ma arvan, et kui me selle lainele tagasi saame, sa pead selle lainele olema, vaata, et sa teed kogu aeg. Ja kui sa lihtsalt nagu, see on nagu trenniga, kui sa maha kukud korra, siis sa oledki sealt maas ja nüüd proovime äkki sinna tagasi saada. Nii et TikTokis saab sketše ja enne rääkisime nendest küsimustest, vastustest. Et TikTok on see, kus saab kõike nagu. Ja andke meile märku ka oma likeide kommentaaridega TikTokis, et kas teile meeldivad meie sketšid. Et siis me teeme end rohkem ka. Sketšid on nagu kõige rohkem nagu vaatab, mis saavad. Sellest, kuna nagu need ongi naljakad. Aga... Mitte, et mina väga naljakas oleks, aga need on nagu see heliselt taga on juba nii naljakas. Et... Ja siis me läksime põhimõtteliselt kõrval majja ja filmisime seal siis ühe saateosa ja kus mina sain see Liise projekt. Ja kus ma olen saatejuht. Varsti näe, varsti kuule. Jee, ma olen väga elevil. See läks täna väga hästi. Ja siis me tulime tagasi ja siis... Võid rääkida seda, et see karjäärikeskus ja karjäärinõustamine. Võib öelda, et... Jaa, for sure. Ma Eesti raudid ei olnud. Tulemas seda karjäärinõustamise sisu. Aga kas ma võin öelda ka, kus nad hommikul käisid? Jaa. Hommikul teete siis Eesti raudtees jaama. Jah. Ja nendega siis teete värbamisvideot. Jaa, aga see oli nagu, see on alati üliäge, kuidas nagu, kui sa käid nendest teistes kohtades, vaata, ma olen siin käinud, mul sai muide aastaga siin töötamisest, nii et... Mul saab ka varsti reaalselt. Ja mul sai 1. august. Ja siis nagu ma olen käinud juba... Ja nagu teisi keskkondasi näha, nagu see on üliäge, kui nagu Eesti Raudtee on väga suur ettevõte, vaata, selles mõttes vana ja väga suur on ju. Ja ta rääkis, kuidas neil on umbes pool maja on nende nagu see siis asutus on ju. Ja siis seal on nagu mingi 3 korrust ja siis seal on mingid asjad ülinaljakad, need mingid ma pärast saan äkki panna siia ekraanile see olid siuksed ikoonid, et kui oli kohvinurga ikoon, see oli see nagu kohvikann ja siis oli kellamärk nagu niimoodi kõrvud. Need on nii armsad, nagu igas ettevõttes on mingi siuke eripära, mida nad teevad ja see on nii äge. Ja siis me sõitsime rattaga, meie ei sõitnud, aga üks siis töötaja sõitis rattaga välja ja siis me saime filmid seda ja see oli päris vahva. Homme siis peaks neid ronge reaalselt mingi rööpime vahetust midagi näitama. Homme filmime ronge. Väga põnev. Mina ja Hendri filmime homme ronge. Te magate kodus homme. Mina lähen homme 6.45 Järvamana, sõidan teise Eesti otsa ühele festivalile vabatahtlikuks. Wow. Ja tulen tagasi heal juhul esmaspäeva õhtul. Aga ja siis siin kõrvalmajas on meil karjäärikeskus. Ja seal me käisime siis filmimas ja rääkimas karjääripöördest ja õpetaja ametist. Ja see on nii lahe koht. Seal oli nii palju ägedaid mingid installatsioone. Mõtlesin, et vau, üliäge nagu, see annab kuidagi nii turvatunde seal käimine, et ükskõik kui su elus tuleb nagu selline kahtlus, et mis nüüd edasi või kuhu ma reaalselt sobin, kui ma mõtlen ka, et ma tahan mingisse valdkonda minna, aga ma ei tea veel, mis rolli, siis sealt sa saad selle vastuse. Ma oleks tahtnud minna enne ülikooli minekut ja ma ütlesin sellele naisele ka sealt, ma oleks tahtnud enne ülikooli minekut sinna minna, sellepärast, et ma valisin enda eriala ainult selle järgi, et nime kõla järgi. Reaalselt mitte millegi muu. Ja mul ei olnud nagu üldse teadmisi, nagu mis erialad on, mis mulle võiks sobida üleüldse. Nüüd ma olen enda valikuga väga rahul, kuna ma õpin
suhtekorraldust ja ma reaalselt pläkutan ja vaitan ja eks väga sobilik. Genereerin lihtsalt juttu kogu aeg. Aga... See on fun fact, et see on terve klasside kaupa käiakse, see on nii kaugel. Ja seal on nagu klassi kaupa ja Brit ütles ka, et tema on käinud nagu kunagi klassiga vist, on ju? Ja minul käis ka, kui ma 9. klassist, nad võtsid iga õppilane sai 45 minutit ja said temaga arutada, mõelda ja said mingi töölehti teha ja sul nagu personaalne nõustamine ja toetus nagu. Ja seal on nagu, mina ja Brit hakkasime mängima neid mänge. Me nii väga tahtsime mängida, Hendri oli lihtsalt nagu mingi, palu võtke lambid, teeme tööd palun. Või nagu see on nii põnev siin. Me teeme ruttu selle ära ja siis me läheme paneme lambid kokku, vaata. See on nagu mingi inner child on nagu üli happy seal olles. See on nagu nii, see on nii kutsuv kuidagi, see on tehtud hästi kutsuvaks. Ja ma arvan, et kui mul oleks mingi hetk mingi keskekriis, siis ma läksin nagu ikka mängima. Kui ma mõtlen, et see töö käigus, eks oled, nagu hoos ja niimoodi, ma legit näitasin Eesti Raudtee töötajal faktiliselt. Ja kui mina palun, siis tema ei tee. Siis kui meie tahame behind scenes'i teha, siis... Hendri keeldub. Konkreetselt. Teine teeb. Äkki me peame muutma oma kuidagi käitumist, et Henri julgeks meiega oma rohkem inner child'i veel lasta. Mina ei tea, noh. Võtame laua pealt midagi jookseb minema. Hakkas sättima. Et hakkas sättima asju kokku poole. Võtab niimoodi, vaat see kõik asjad. No vaatame, võts kätt kõiba. Kuulge, ma olen üksinda pool kook ära söönud, te teete nalja või? See on ülihea. Hendri on ülivähe söönud, ta on mingi ühe väikse. Ma ei ole väga koogi inimene. Nagu see üliakook, ma tegelikult täiega maitseb nagu piparment asjad, eks ju. Aga mul... Ülihea oli. Eriti see. Muidu hea. Armastan täiega. Mul on väikse peale sünnipäevaks tavaliselt. Aga? Emad ei suht vähe teinud torte, siis ma ei söönud neid. Ja siis nad hakkasid järjest tooma kringlis. Ja, palju parem. Aga kringlis on mingi 80% kordadest rosinad sees. Iu, ma vihka rosinaid. Kuulge, ma pean 4 minuti pärast minema. Mitme? 4 minuti pärast ära minema, mis meil on nii kiire lõppe. Aga mine ära, siis me jääme Britiga rääkima. Võite rääkima jääda küll. Räägime Liiset taga. Kas sa see poisid praegu ütlesin või? Ma nüüd räägin Liiset. Oh my god. No mine ära siis, noh. Tehke kindlasti see asi. Kas me teeme promo praegu ära? Jaa, kindlasti. Mis promo? Enne rääksin. Mis promo? Sa võid rääkida oma promo ära ja siis mine ja Brit võime rääkima jääda. Okei, ühesõnaga. 21. Nagu me juba ütlesime, viitasime mitu korda, mingi vaadake meie TikToki, mingi vaadake meie Instagrami, sinna tuleb uut sisu, pidevalt. Ja kui sa mõtled, et mul täiega oleks ka sellist podcasti ruumi vaja, siis anna meile teada, kirjuta meile. Ja praegu on ilmad ilusad ja inimesed on rõõmsamad ja toogame tiimid kaamerata enne, kui tuleb sügis ja kõik läheb kebemaks. Nii et sambusemaks. Ja vaata karjäristuudio.ee /koostöö. Sealt on kõik erinevad võimalused olemas. Ja meil on ka stuudioruumid ja nii, et tulge, teostame teie ideed. Kirjuta meile Instasse ja kuidas iganes, sest et... Info, karjäristuudio. Ja ma arvan, saate üsna paindliku ja professionaalse kogemuse. Jah, emmeissi, palun võtke ühendust meiega, oma firmadega. Kõigi emmedissid. Ütleme seda, et nagu meil on lihtsalt... me Liisale pole veel rääkinud, mis... Sa tead, millega minu isa tegeleb, on ju? Mu issi käib putukaid tapmas. Meil on match made in heaven nagu. Jaa. Kui siis, räägi ruttu story siin. Ma ei tea, kas tegelikult toin seda rääkida mitte, ühesõnaga suva. Ühesõnaga üks töökoht. Täpselt see mussi töökoht, ühesõnaga nagu nii teaks mussi on. Ja tema rääkis ühe loo mulle, kuidas ta on see, et kutsutakse kohale, kui on vaja kedagi nagu tappa. Aala rotid, putukad, mis iganes. Ja see oli mingi naine andnud, kes ütles siis, et palun tule nagu mul on üks rott, kes on surnud ja palun elustada. Midagi sellist taolist ja ma täpselt ei mäleta, mis ma täpselt ütles, aga ma mäletan seda, et ta pidi teda põhimõtteliselt nagu elustama uuesti hakkama, mis oli nagu, mis endale suu hingamist ja millest sa räägid nagu. See oli haige.
Crazy. Okei, aga mina lahkun teie meeldest seltskonnast. Sellest tappas seltskonnast. Ja olgu mõnusad ja ilusad nädalavahetust ja täna on neljapäev, fun fact. Miks täna on reede? Ei, aga... Ma siis võtan kõik kaasa, aitäh! ja, ei, tegelikult mul hakkas kook kõhus paisuma, ma tunnen. Aga mul oli see nädal täiega... Sa võid minna? Ära imbuda. See on päris hirmus. Mina või? Brit. Okei, fine. Mis sa väga palju ütleb roosust täna? Solvu? See kook, ma tunnen oma maos oma kooki ja see on väga paisunud ja see on päris valus. Oih. Jah, see on natuke loomulik. Aga jah, see esimene päev oli minu jaoks oli, Brit ütles, tal oli teine, aga jah, see... Mul olid püksid, et toon alla kinni. Tõmbasin lahti selle. Mõistin katki natukene. Ei teinud korras. Nii, millest me räägime? Tead kõigest tegelikult räägitud juba? Ei no, selles mõttes jah. Nüüd tuleb Liisat klatšid lihtsalt. Liisa on läinud. Kui kast läinud, siis on hiirtel pidu. Eelmine kord oli see, et Brit oli natuke liiga vaba. Sellest rääkis, et vaba oleks. Ja Brit ütles nimesi. Ja siis pärast oli see, et cut see, et nagu lihtsalt... Ma olin tiltis lihtsalt sel hetkel, ma arvan, siis ma hakkasin mingi nime. Jah, see ongi see, kui sa oled tige, vaata, siis sa ütled, sa ei mõtle, siis ütled, vaata. Aga see on nagu, lihtsalt nagu inimese maine pärast sa ei ütle nagu kellegi nime kuskil väga välja, on ju. Ja siis, kui tuleb see, siis on see, et okei, teeme selle, nagu selles mõttes, et see ei ole ikkagi isegi see cut, et me tahaks midagi nagu hullult nagu varjata või nagu see väga vaba vorm, on ju. Aga lihtsalt see, et sa ei taha inimest kuskil on the spot panna üles, on ju. No jah, Eestis kaevatakse kohtusse jah, Herritusest. Et kuigi ma ei tea nagu, ma ei taha väga kõvasti oma arvamust avaldada selles kohas. Kui sa ei ole harjud seda tegema, nagu et sa teed seda juba 100 kordi, et sa teedki seda, siis enamik inimesi on harjud vabalt rääkima. Ja natuke tuleb endale peas seda nagu filtrit pähe tõmmata, aga... Mul pole seda filtrit actually nagu, võin isikas või nagu see inimese otsa näkku öelda, et kui ta on halb inimene, nagu nii halb inimene, siis mul lihtsalt on nagu mingi... Ja, aga selles mõttes, et aga mulle samas meeldib, et me oleme suht okeilt vabad siin, et me ei pane nagu mingit väga hullu seda... Miks ta siia istu, ma ei saa aru? Jah, võta mikker endale. Jah, näiteks, mis see mikrit ei võta endale? Kii kunagi kuule, mis Hendri räägib ja siis... Mina mässan pärast sellega ju. Ma saan kõigepealt mahla lahti ja siis saagi... Mahla või mahla? See mahl. Ja. Ma nägin, et kuidas Henri saaks seda, kuidas sa ütle, ma ei taha öelda Eestvorst, see on nagu see teistsugune vorst, see on see Hispaania. Gurmeevorst. See on vinnutatud, aga see on mu lemmik ja ma nägin seda ja siis mõtlesin, ma sõin kooki, et see on nii magus, aga ma samal ajal mõtlen selle peale. Ja tegelikult, ja ma alati, kui Henril jääb mingi need viilud siia taldrikule, tal on ära läinud, siis ma olen hommikul, kes need ära sööb, sest need on nii head, ma armastan seda nii väga. Ja siis mina söön need sinu eest ära, kuna... Ma ei söö lihtsalt asja absoluutselt. Ma ei saa aru, miks ma olen nii pikitel. Võib-olla äkki see, et vanemad nagu otseselt nagu ei söönud ka nii nagu gurmee asju, vaata äkki sellest tuleb äkki see. Ja. Mul pigem kaob ära see maitsemeel nagu. Nagu me just rääksime. Ei, nagu ma mõtlen seda, et mul ei ole isusid. No praegu on suvi. Mul, nagu me just rääkisime eile siin Liisa ja Britiga, et suvel lihtsalt ei ole isu. Ja ma võin süüa ainult grillvõikusi või jäätist. Ja kõik. Ei, aga nagu ma võiks ainult süüa, ongi kas jäätist või siis on nagu äkki rämpstoit nagu. Ei, ma ei taha isegi rämpsu. Mitte küll mingi krõpsud või midagi sellist, aga ma mõtlengi nagu mingid nagu a la purksid või nagu okei, pitsa mul ei lähe üldse. Miks aiakesed on ju? Ja just täpselt sellised asjad nagu, ma ei saa aru, miks nagu. Mul ei ole seda küsimust. Mul on neist ka nii kõrin juba nagu. Sest ma söön nii palju need viimasel ajal. Ühesõnaga. Mul lihtsalt siuke tunne, et mul varsti polegi ühte toitu enam süüa ja siis ma nälgikingi ja siis ma olengi... Mul on nagu tulnud nii rets jäätsiisu, et ma pole vist väga ammu sellist kogenud, et ma tahan nagu
lihtsalt ainult jäätist ja see on nagu, see on lihtsalt mingi ja meil on praegu külmkaap jäätist täis ja Hendri ei suvatsenud seda meile öelda. Priit, aga sa ei tohi homme ühtegi võtta. Ai, seal ei tuleks siia, on ju. Te olete välja filmima. Kaua sul üldse homme läheb? See on mingi pool tundi. Mine metsa, me pidime... Kurat, Liise! Seda praegu vaatame, pidime mõtlema küsimusi välja. Homse koha pealt 2 küsimust. Ja. Ma arvan, et see on... Sest et see, mis karjääri keskel tegime, need on väga hea. Need vastused, mis ta sa Oota siis nagu Balti jaamas, eks ju? Ehk siis ma auto panen kuhu? See on nii Mine rongiga. kaugel. Ma ei lähe sinna. Kui sa pead Balti jaam minema, miks rongiga lähe? Ja ma mõtlen Ei, rongiga. Ülikaua ei olnud seda, mitu aastat ei olnud seda ja nüüd uuesti vist tuli see, et lõunal on nagu pikem paus, ilmselt ei ole nii palju sõitjaid, vaata lõunaaeg. Lihtsalt ei ole sõitjaid ja siis sellepärast on mingi tunnipoolne paus, aga ma ei usu, et see sellel kellaajal on, kui sina lähed. Sul on reaalselt, sul on kodu nii lähedal rongijaamale. Rongiga sõid, okei, võib-olla, ei, ma ei tea, ma pean mõtlema aga Brit, ma olen käinud paar korda siin nagu just suve jooksul rongiga ja kujuta ette, sa paned kõrvaklapid pähe ja kuulad podcasti mingit ja siis sõida rongiga, saad aru, et tegelikult on üliterapeutiline. Love it. Mulle nii meeldib. Mulle ei meeldi. Nagu ma olen selles kohas, kus mul lood nii kaua olnud, et ma ei jaksa enam autoga sõita ja ma tahaks pigem eelistada ühistransporti. Aga... Kas sa näed, mis olukord praegu Keelas on või? See on hullem kui kesklinnas. See on hullem kui Keila. See ei ole Tallinna. Tallinn on nagu üliväike selle kõrval, mis seal toimub. Terve Keila on ehitus all. Ja niimoodi, et seal on minu nagu maja ees. Juba kitsad tänavad ja siis neil on need nagu 2 kilta läheb neid kollaseid torbikuid ja siis on kõik on auku kaevatud, killustik peale pandud, see killustik on kõigel tee peale ees, siis on ringtee, kus on põhimõtteliselt saab ainult üle sõita. Üle ringtee ja seal on nagu need astmed ka. Sellepärast, et sa ei tea, kellel on ees õigus, sa pole pannud mitte ühtegi märki üles selle koha pealt, sa pead lihtsalt vaatama, kus ta ootab või mitte nagu. Lihtsalt lähed, kui sulle vaega on nagu. Ma ütlesin Britile, et teeks linnavalitsusse kaebuse, et tal on 6 aega gaasitrassi maja ees ehitatud ja ta ei saa kodus olla nagu. Ma ärgasin hommik üles ja mu nägu oli full paistes nagu. Nagu väga, ma nägin neile väga halb välja raasad, nagu väga halb. Mu silmad täiesti nagu tuli punased raasad, hästi paistes. Ma ei heidine selle pärast, sest neil on antud pärast võimatu ülesanne. Aga see tee tehti aasta tagasi sinna. Jaa, I get it. Aga selle ma arvan, et kui peaks ise olema seal selles kemüüses sees ja nagu neid otsuseid vastu võtma. There's no win. There's no winning. Jah, no, ma saan aru, et see on vajalik, et need teed kord saaksid, me oleme alati Britiga nagu kobisenud nende teede üle, on ju, et need on nagu hullud ja mida iganes ja siis... Mind pigem häirib see, et okei, ehita kus tahad. Mul pole vahet. Sul on aasta aega vana maja ja sul nüüd poleks mustorus juba. Ja just täpselt, need on täpselt minu maja ees. Ma siis ikka aken lahti, et on mina, kes tegelikult armastab väga vaikus. Ma ei saa olla vaikus, sest ma näen, et ma panen klaasi peal laua peale ja klaas väriseb. Ja nii, et tii ongi, kas värisevad. See on päris rets tegelikult nagu. Kõik see nagu heli, see on õudne. See ajab mind hulluks. Konkreetselt. See paistab välja. Jah, siis me täna lõpetame. Kõik. Ei, selles mõttes, et ma saan aru, et need asjad on kõik vajalikud, et paremaks teha linna ja no selles mõttes ma saan sellest aru, ma tõsiselt saan aru sellest, aga see protsess on lihtsalt tüütud. See on nii jõuda protsess ja nagu ma reaalselt Tallinnas on mugavam sõita praegu kui väikses linnas. No. Ja, see on päris ets praegu tegelikult küll. Mul on hea meel, just rääkisime elukaasega, et mul on hea, et meil on hea meel, et tähendab, mul on hea meel, et ma sõidan tema autoga, mis on suht madal vaata, kabrioga. Ja ma saan oma autoga sõita, tähendab, mu emme autoga, ta läheb ülikuraks peale, kui ma ütlen, et see minu auto. Ühesõnaga, et nüüd on mul nagu nii-öelda kõrgem auto vaata, ja ma saan nagu actually sõita asjast läbi, ja ma saan actually laukudesse ka linnas sõita, on ju. Ja, et nagu, kui ma olin kabrioga, siis selles linnas madal autoga nagu praegu on suhteliselt võimat sõita, ja seal te ei saa kuskilt üle. See on katastroof, ma ütlen sulle. Ei, aga reaalselt ma märkasin seda, et eelmine aasta mul oli väga smooth tööle sõita siin augustis, on ju. See aasta ma mõtlesin, et okei, juunis, muidu vaheaegadel ka talv läbi, on ju. Siis kui olid need vahed. Ja nüüd juunis, kui kool lõppes, liiklus ei muutunud. Alles mingi 2 päeva enne jaanipäeva, kui ma viimast kord siin käisin, mis oli reedene päev,
siis oli esimest korda, kui oli smooth liiklus niimoodi, et ma ei pidanud istuma hommikus. Ja nüüd ma olen siin paar korda käinud, vaata nagu ka juulikuus, mingi asju olen teinud siin, vaata mingi 2-3 korda olen käinud. Ja siis oli okei. Ja täna ma istusin 40 minta, või mitte täna, siin teisipäeval. Mul on päevad ja sassis. Ta on neljapäev. Igatahes, ma istusin teisipäeval täpselt samamoodi nagu südatalvel. Hommikus. Ja ma olin nagu, praegu on huvitav. Ja siin on ka ehitus. Ja. Väga igal pool on. Nii jõudnud tegelikult. Nagu minu kodu juures ei ole. Küll tuleb, ära muretse üldse. Ei tule. No ma ei tea, raudselt tuleb. Ma sa pead täna autoga matsuga pannud teate seda. Ei, millal? Circle K parklas. Mul keeras rekka ette, aga ta oli paremaga reega ja tegelikult mul jäi õigus. Ja siis ta näitas niimoodi näpuga. See seal, jah. Ma olin lihtsalt nagu mingi sorry. Seal oli, ma ütlesin Britile, et tal oli eesõigus, kuna nagu parklas on ju paremaga reegel. Ja siis see... Sama ma ei tea, kas Circle K nagu, kas jääb nagu parkla alla või? See on parkla. Kus need tanklad? Jah. Seal on read niimoodi, näitab, liiklusmärk näitab, et sa keerad niimoodi, siis tuleb 7 rida. Ja isegi kui sul on ju read, siis on paremaga reegel. Olgu. See on paremaga reegel. See on targemaks jälle. Ja siis ma läksin üli ketta, sest et mind asutanud vahele. Brit on see, kes on emotsionaalne rooli, siis ta hakkas mingi tead sina karjumas ma mingi jaa, kui sa näed, et mul saab tee otsa, siis nagu lase mind vahele võta hoog maha või nagu mine kiirem ja saaks tulla vahele su taga on tohutult massilist auto, kes võib-olla ei lasegi mind vahele ja siis lihtsalt esimene auto uimerdas siis oli teine, kes oli mul kõrval ja ta ei lähe edasi ega hakka pidurdama, ma olin nagu kuhu ma lähen ta oli nagu niimoodi, et põhimõtteliselt tema nina oli Briti tagatiiva aga nagu et Briti sai sinna vahele, aga tal on nagu mingi vahe seal sees ikkagi eelmise autoga, vaata. Me just rääkisime täna Britiga, et Brit ütles, teda häirivad need inimesed, kes just kui on ummikute aeg, siis jätavad ühe auto võrra vahet. Kohutav. Aga Brit on nii teise auto nagu tagumendis kinni. Nagu mul jääb siuke vahe vahele. Ja ma olen iga kord nagu mingi, et see on nii lähedal. Aga ma tunnetan autot nii hästi lihtsalt. Ma tean, mulle on öeldud, et sõida niimoodi, või ole liikluses sõida niimoodi, nagu kõik teised inimesed oleks täiesti lollid. Et sina oled ainukene, kes teab. Ja sa pead mõtlema, et teised inimesed on lollid ja nad võivad lolle asju teha, vaata. Et lihtsalt nagu sellepärast, et seda ohutust hoida, et mis siis saab, kui ta mõtleb, et ta saab sealt tulla, vaata, et see on awareness. Ja siis nagu see auto, kes mul korral, kes ei liigutanud, ma rääst nägin, ma vaatasin talle otsa üli kurva näoga ja ta naerat otsa mulle, ta lihtsalt nagu irnus otsa mulle. Ma oli lihtsalt nagu, miks sa teed meeleks? Ja siis 4 autot tuli veel, kes ei lasnud Briti vahele. Ja ma jäin seisma. Mul on niimoodi olnud, et just siin tööle liikudes ja ummikutes oli üks väikse punni, nagu sükse ma arvan 2000 algusest siuke väike punnauto ja siis mingi naine käsi väljas suitsetas ja siis ta lasi mind niimoodi vahele, mul oli nagu suund sees, et ma saaks minna ja siis ta tegi niimoodi suure käe žesti, et mine, vaata. See oli nii naljakas, ta mingi naeratas, pani käega veel kaasa, vaata. See oli nii naljakas. Ja praegu reklaamitakse ühe auto siis Margi poolt seda mopeedautot. Et Tallinnas on väga hea sellega sõita ja ma usun seda, aga see, et see nagu igal pool nagu nad teevad sellele promo hästi kõvasti. Ja ilmselgelt see on nagu töötanud, kui see minuni jõudnud, ma olen auto kasutaja. Ja et Tallinnas on ülihea sellega sõita ja ma täitsa usun seda, aga nagu sind süüakse välja, kui sa oled natukene suurema tee peal, näiteks Järvevana selle mingi suurel teel. Et Järvevana mingil 5-realiselt sind süüaks selle punniga välja nagu. Ja see on karm. Ja see USA-s üldse, ma olen aru saanud, et neil on nagu see vahemaa ja nagu kuidagi töötamise tunnetus täiesti teine. Nad on mingi, ma ärkan kell 5, et minna tööle, sellepärast esiteks nad sõidavad sinna kaua, on ju. Ja siis nad käivad mitmedes töökohas ja ma mõtlen, et nagu isegi eestlast, kes seal elavad, et kuidas see nagu, kuidas? Meil on väga hea elu, ma ei kurda üldse. Kuigi vahest kurdan, aga siis tuleb meelde tuleta jälle, et tegelikult meil on väga hästi kõik. Brit on nii jutukas siin podcastis, igatahes paneme pillid kotti. Jah. Igatahes panem pillid kotti. Jah, aitäh kuulamast ja tšau. Tšau.